alustame siis oma hommikuklubi ja peab ütlema, et me tahtsime tõesti kõige paremat, aga kukkus välja nagu alati. Tähendab, me tahtsime, mäletate, kui oli sügis ja kui koroonat veel mõllamas ei olnud ja me tahtsime avada uuesti oma klubihooaega ja palusime siis Arkadi Popovi avaesinejaks ja keeras niimoodi ära, et enam ei kõlvanud seda kontaktset klubi teha. No, aga kui niisuguse põneva esinejaga on kokkulepe olemas, siis kutsusime ta tänaseks hommikuklubiks. Ja ette arvata, mis juhtub. Ja et tänasest Eestimaa lukku pannakse, see ongi selle asja pahem pool. Et me tahtsime head, aga meie süü läbi pandi siis Eestimaa lukku. Aga nali naljaks, et kindral Arkadi Popov, kes Eesti rahvalt juhtinud, on meil ilusti esinemiseks valmis, siis abiks on Kaht, peasekretäri abi ja küsimused palun esitage kirjalikult, mis teil on. Ja ongi kogu lugu. Sõnaga küsimused saadke kirjalikult, lõpetame maksimaalselt tund, pühendame sellele ja lõpetame, kui jutt lõpeb varem, lõpetame ka varem. Palun, Arkadi, doktor Arkadi Popov, põrand on teie. Nii, et ega ma mingi kindral ei ole, et lihtsalt vaikselt töötan arstina. Minu slaidid on nähtavad praegu, ma loodan. Suurepäraselt. Räägime siis pandeemiast Eestis, võib-olla natukene ka selles, mis maailmas toimub ja räägime ka vaktsineerimisest. Juhul, kui ma ei suuda ära katta kõik need teemad, mis teid huvitavad, siis pärast muidugi küsige ja arutame koos. Mul on suhteliselt palju slaide siin, nii et ma ei tea, kas ma mahun poole tunni sisse, aga ma kuulsin, et isegi tund aega võiks olla mõeldud, nii et vaatame. Kõigepealt, ma juba siin esinesin erinevatel konverentsidel ja ka täna mõtlesin sellest natukene rääkida, kus me täna oleme, et kuhu me jõudnud oleme. Ma pean tunnistama, et me täna oleme jõudnud juba katastroofi olukorda Eestis, vaatamata meie pingutustele. Pingutused olid nii rahva poolt kui ka meie lugupeetud valitsuse poolt ja ka meedikud juba aasta otsa sellega võitlevad. Aga just nüüd ma võin juba tunnistada, et katastroofi olukord on praktiliselt käes. Katastroofil on olemas oma arenemise reeglid ja katastroofil on olemas niinimetatud tsükkel, mille järgi käib selle lahendamine. Ja kui me täna oleme selles tsükli osas, kus me räägime katastroofist, siis kus me olime enne seda. Kas eelmisel aastal märtsis ja kevadel oli meil tegemist katastroofiga või mitte. Võrreldes sellega, mis täna toimub, pärast natukene mõtleme nendele graafikutele, mida ma näitan. Analüüsime, ma võin oletada ja ausalt öeldes olen ise kindel, et eelmisel aastal katastroofiga tegemist ei olnud, aga tegemist oli puhanguga ja korraliku panikaga, mis oli tingitud sellest, et viirus hakkas levima väga jõuliselt. Samas nende kahe sündmuse vahel oli meil suhteliselt palju aega ja oli võimalik mõelda selle peale, mida saaks teisiti teha. Ja kui me räägime sellest, et katastroof on juhtunud ja kui me oletame, et me võtsime vastu kõik Eesti riigis seda, mis juhtus eelmisel aastal kevadel katastroofina, siis sellega kaasnevad kõik need momendid, mis on siin ka kirjeldatud, et oli vaja hinnata, et kui suur kahju
selline olukord meile tõi kevadel, kuidas me hakkame taastuma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kuni selleni välja, et me pidime hindama need riskid, mis esinesid meie ees ja kaasa arvatud need riskid, mis olid seotud niinimetatud teise lainega või kolmanda lainega, mida me täna kogeme, ehk siis teist lainet. Ja kuidas seda saaks maandada, neid riske. Ja muidugi on oluline moment, mida me planeerisime, mida riik planeeris teha, monitooris, mis olukorrast rääkides, mis situatsioonist rääkides ja mis mõõdikutest rääkides võib rääkida sellest, et meil on katastrofeelne olukord ja millal tõesti oleks vaja kehtestada õigeid näiteks piiranguid, kui me konkreetselt räägime praegu sellest pandeemiast ja nendest piirangutest, mis on ka praegu kehtestatud. Nii et täna võib öelda, et see, mis toimus kevadel, ei olnud suur katastroof, aga need riske me tegelikult enam-vähem teadsime kõik, mis edasi hakkab sündima. Nii et rääkides ennetustööst pandeemia-eelsel perioodil, siis siin on üldiselt asjad, millele tavaliselt pöörab tähelepanu tervishoid ja ka Terviseamet siis, kui tegeleb rutiinselt igapäevaselt ennetustööga. See on siis ka avalikkuse teadlikkus, üleüldine hügieenireeglite järgimine ja koolitused, õppeprotsess. Ka see, et kas näiteks ettevõtjad omavad oma asutuste kollektiivide koosseisus vastavaid isikuid, kes vastutavad infektsioonikontrolli meetmete rakendamise eest ja nendel on olemas vastavad teadmised ja volitused. Vaktsineerimise küsimus, millega me täna teame, et see on ülioluline ja sellest sõltub see, et kas me ja millal me tuleme välja sellest olukorrast, kus me täna oleme. Profülaktiline vaktsineerimine Eestis alati käis, kui me räägime gripist näiteks ja teistest haigustest. Nüüd täna lisandus veel üks tõsine vaktsineerimise valdkond ja ka epidemioloogiline seire, millega tegelevad epidemioloogid Terviseametist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et siin kõik need momendid on olulised, kui me räägime ennetustööst. Ja siis nende kahe sündmuse vahel sellega põhimõtteliselt aktiivselt on ka tegeletud. Me siin räägime infektsioonikontrollis näiteks tervishoiuteenuse osutajates, need on haiglad, kiirabi, esmatasand ja ka sellest, milline valmisolek oli tekitatud hooldekodudes. Täna võib öelda, et see töö oli tõesti väga suur, mis oli tehtud ja me räägime ettevalmistamisest järgmiseks laineks, siis võtmeküsimus oli kõigepealt see, et kui palju me teame sellest haigusest ja kui palju me oleme selleks valmis, kui palju meil isikukaitsevahendeid varus ja kas need inimesed, kes peaksid selle reageerima, on piisavalt koolitatud. Nii et kui me natukene vaatame sellele perioodile, mis eelnes esimesele lainele ja kui me mõtleme veel selle peale, mis meil toimus näiteks novembris, detsembris, enne seda, kui see haigus tuli Eestisse, siis juba umbes paari aasta jooksul Eestis, näiteks konkreetselt, palju kui mina tean, tervishoiusektorist, siis Terviseameti eestvedamisel olid koostatud riskianalüüsid ja olid koostatud kriisiplaanid. Aga mis oli meie probleem ausalt öeldes, oli see, et need olid väga kontsentreeritud ja suunatud rohkem sellele, kuidas lahendada tehnogeenseid probleeme, tehnogeenseid katastroofe. Kuidas me tuleksime toime traumaga, toimepidevusest rääkides näiteks kindlasti pandeemia aspektidega oli ka arvestatud, kuid mitte selles formaadis, nii nagu me pidime sellele reageerima reaalselt epideemia olukorras.
Nii et ka kõik need niinimetatud eskaleerimise plaanid, mida me tegime valmis juba maikuus ja vaikselt siis igaüks raviasutus tegi enda jaoks suhteliselt spontaanselt alates veebruarist, ma mõtlen haiglate eskaleerimisplaanid, selleks, et tõsta COVID ravivõimekust. Sisuliselt need sündisid ad hoc juba siis, kui see epideemia või puhang, kuidas me seda nimetaks, oli juba käes. Enne seda keegi ei osanud arvata, et Eestis seda oleks vaja, mis tähendab seda, et need riskianalüüsid, mis olid koostatud, sellega väga detailselt tegelikult ei arvestanud. Et me elasime päris pikema perioodi jooksul selles illusioonis, et keerulised, rasked epideemiad lähevad meist mööda ja meid otseselt see asi ei puuduta. Probleemiks on tegelikult ka see, et isolatsioonipalatite arv Eestis on suhteliselt piiratud. Kui me räägime konkreetselt nakkushaiguste kliinikutest või keskustest, siis neid Eestis on kokku 4 ja niinimetatud vabariikliku tähendusega Põhjaregiooni nakkuskeskus, mis on Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinik Merimetsa, oli mõeldud selleks, et ravida üldiselt kuni 72 patsiendi korraga ja avatud oli tegelikult pool sellest, ehk siis mehitatud rutiinselt, kuna ei olnud neid nakkushaigeid meil Eestis nii palju ja igapäevases elus Merimetsa haigla ei olnud väga täitunud haigla, et voodihõive ei olnud üldse väga kõrge. Ja need teised isolatsioonipalatid ja nakkusosakonnad, mis eksisteerisid Eestis, siis nende kapatsiteet oli üsna väike. Ida-Virumaa Keskhaiglas 10-11 voodikohta, Pärnus 20 ja siis ka Tartus 11. Nii et vot sellised numbrid. Ja põhjus seisneski selles, et keegi ei oodanud ja ei osanud arvata, et Eestisse tuleb korralik pandeemia. Ja sellest tulenevalt, kui praegu see ikkagi tuli, siis oli vaja ümber profileerida suures koguses tavaosakonnad COVID osakondadeks, mis on ilmselge ja Eesti on väike, et me ei saa nendele lubada sellist ülisuurt nakkuskeskust, mis mahutab korraga näiteks 600 või 800 patsienti. Neid füüsiliselt Eestis igapäevases elus ei ole ja see suur keskus seisaks ilmaasjata meil ja tühi. Ja muidugi küsimus on ka rahastamine, nii et kevadel olid juba ka riigireservid meil kasutuses selleks, et tervishoiusektori ja mitte ainult tervishoiusektori kulusid ära katta. Praeguses olukorras ma pean ütlema, et võrreldes sellega, mis toimus meil kevadel, olukord on vähemalt hetkel siiamaani on veel teine. Ma kuulsin, et ta ilmselt hakkab muutuma ja rahastamine hakkab ka muutuma lähitulevikus, sellest läbirääkimised valitsuses juba käivad. Aga ma ütlen, et kui me paneme kokku tervishoiusüsteemi lisarahastamist ehk siis lisaeelarvet, mida tervishoid oli siin saanud alates oktoobrist 2020 kuni tänase päevani ja võrdleme seda tervishoiusüsteemi rahastamisega, mis toimus siis perioodil märts ja mai, ütleme esimene pool, 2,5 kuud, siis praegune rahastamine on circa 2 korda väiksem kui raha, mis oli kulutatud tervishoiule selle esimese laine puhul, mis on muidugi päris huvitav olukord ja ka praegu riigireservid ei ole veel kasutusele võetud, aga kasutatakse pigem ainult meie Tervisekassa või Eesti Haigekassa reserve. Nii et täiesti erinevalt reageerime praegu või riik reageerib sellele, mis momendil praegu selle teise laine käigus toimub. Ja varustusest rääkides, meil
tõepoolest kaks printsipiaalset vahet esimese ja teise laine vahel, et meil tool kevadel ei olnud isikukaitsevahendid piisavas koguses. Täna me oleme hästi varustatud ja terve maailm on ilmselt juba hästi varustatud. Riigihanked on juba tehtud, me teame, kes on need tarnijad ja tarned tulevad õigel ajal, nii et praegu olukord, vaatamata sellele, et isikukaitsevahendite kasutamine on tunduvalt intensiivsem võrreldes kevadise perioodiga, aga need on piisavas koguses meil täna olemas. Kevadel oli päris tõsine probleem hapnikraavi varustusega. See oli eelkõige, ütleme, kui me räägime näiteks kõige primitiivsematest seadmetest, need on näiteks rotameetrid, need on hapnikujagajad ja ka näiteks hapnikutsentraalid, mis võiksid olla ideaalis üldiselt iga voodikoha juures aktiivravi osakonnas ja mida tegelikult ei olnud meil Eesti haiglates, paljudes haiglates. Nii et see osutus kevadel probleemiks ja kaasa arvatud üks põhjus, miks Saaremaal oli suunatud näiteks Kaitseväe välihaigla, oligi see, et Kuressaare haiglas ei olnud piisavas koguses hapnikku, et tagada patsientide ravi. Hingamisaparaadide osas Eesti oli varustatud suhteliselt hästi ja ka täna on varustatud suhteliselt hästi. Kuid samas ma pean ütlema, et me täna juba võtsime kasutusele näiteks meie haigla Kaitseväe reservi. Me saime Kaitseväelt 5 täiendavat hingamisaparaati pluss 6 täiendavat hingamisaparaati annab meile homme üle regionaalhaigla ja siis 10 täiendavat hingamisaparaadi said Kaitseväe reservist Ida-Tallinna Keskhaigla eile. Nii et me täna kogeme seda, et hingamisaparaadid, ütleme võrreldes eelmise epideemiaga, kus me kõik praktiliselt arstid, eriti alguses arvasime, et hingamisaparaadid vajalikud eelkõige selleks, et ravida haigeid 3. astme intensiivravis, ehk siis päris, võib öelda reanimatsioonis, kus haige on narkoosis ja juhitaval ventilatsioonil. Täna me teame, et tegelikult suurem osa, lõviosa haigetest saavad ventilatsiooniravi hoopis 2. astme intensiivravis. See on, ütleme, ta ei ole päris tavaline palad, aga see on palad, kus valvab õde ja õde koos mitteprofiilse arstiga ehk siis mitte anestesioloogiga. Aga sageli see on kirurg, uroloog, kui veab, siis sisearst või neuroloog või resident reguleerib hingamisapparatuuri selleks, et haiget efektiivselt ravida. Nii et need on meie tänased sellised reaalsed asjad, millega me elame. Ja muidugi varustusest rääkides siin teised asjad nagu näiteks projekt või plaan D, ma sellest räägin natukene pärast edasi. Sisuliselt ei ole veel realiseeritud ja sellega ei ole edasi eriti liikunud. Me siin räägime ka koolitusest ja harjutamisest. Koolitust on tehtud eelmisel aastal hästi palju ja see käib ka praegu meedikute osas ja ka tavaisiku osas, kes elab tavalist elu. See koolitus on ilmselt juba väga-väga selge, teoreetiline, ka isegi praktiline. Kõik oskavad kasutada maski, kõik oskavad kasutada respiraatorit, et see ei ole enam küsimus. Kui me räägime nüüd natukene olukorra hindamisest pandeemia perioodil, ma siin mainisin, et kas epideemia või puhang. See kaart, mida ma praegu näitan, on siis pärit eelmisest aastast ja siin te näete need numbrid, need on suhtarvud 260 Saaremaa ja siis pisut pruunikat värvi on see Saaremaa siin. Ja te hästi mäletate, et mis toimus kevadel ja kuidas kõik reageerisid sellele ja kuidas täna reageeritakse nendele numbritele, kaasa arvatud Saaremaal ja kuidas reageeritakse täna. Nii et see vahe on väga suur. Ja ma julgen väita, et eelmisel aastal oligi tegemist puhanguga tavainimese jaoks, võib-olla see ei ole väga oluline, mis on see vahe, puhang või epideemia.
aga puhangu korral epidemioloogid, Terviseamet suudavad väga hästi lokaliseerida probleemi, hästi kontrollida seda, et see levik ei ole laialdane ja ma ise ei ole epidemioloog ega ei ole nakkusarst, aga põhimõtteliselt olen üht-teist selle kohta uurinud ja lugenud. Nii et kui me saame hästi isoleerida kõik kolded, mis tekivad ja saame neid hästi kontrollida ja neid ka maha suruda, sisuliselt see on see, mis toimus kevadel, siis me ei saa rääkida epideemiast, me räägime ikkagi puhangust ühes, teises või kolmandas piirkonnas. Täna me oleme epideemia tingimustes ja me täna räägime juba kontrollimatust levikust ja meie Terviseameti epidemioloogid sisuliselt väga konkreetselt tunnistavad, et pole võimalik enam kontrollida olukorda. Kolded on kontrolli alt väljas ja isegi kui me räägime kontaktsete jälgimisest, contact tracing nimetatud, siis täna seda ei toimu. Ei ole võimalik neid kontaktseid jälgida, see ei ole jõukohane ja ka robot enam ei helista mitte kellelegi, mis oli kasutusel veel sellel sügisel. Ja täna me räägime sellest, et isegi need, kes on positiivsed patsiendid, kes on saanud endale testi tulemuse, ka nende teavitamine toimub suure viivitusega. Nii et varjatud leevik on käes, seda kinnitab väga kõrge positiivsete testide osakaal, mis on kõrgem kui 3% meil juba krooniliselt, ta moodustab umbes 20%. Ja see tähendab seda, et te võite korrutada neid numbreid, kui me räägime nakatanud patsientide numbritest, mida me tuvastame iga päev, vähemalt 6-7, siis me saame reaalsed numbrid, kui palju meil füüsiliselt käib ringi nakatanuid inimesi Eestis praegu. Nii et kui me tuvastame näiteks ööpäevas 2000, nagu täna, peaaegu 2000 uusi juhtumeid oli tuvastatud, te võite seda korrutada 6-7 ja siis te saate õiget numbrit, et kes on need aktuaalsed haiged, kes füüsiliselt meil Eestis viibivad. Matemaatilised prognoosid märtsis siin olid ka aluseks selleks, et ka valitsus saaks otsustada, kuhu peaks liikuma see protsess ja kas peab kõik kinni panema või mitte. Ka täna need matemaatilised prognoosid kogu aeg neid tehakse ja neid ka avalikustatakse tänaseks. Tol ajal neid graafikuid, mida ma siin praegu näitan, et mina juba töötades meditsiinijuhina pidin saama, võib öelda, põrandaalusel. Sest ega see ei olnud väga avalik informatsioon ja selleks, et midagi otsustada, oli vaja omada teatud tutvust, võib öelda, aga me siin näeme, et need prognoosid meie jaoks tundusid ka väga ähvardavad, 120-150 haiget ka märtsi lõpus. Nad peaaegu realiseerusid, mitte täies mahus ja samas haiglate võimekus juba kevadel oli kordades suurem, et kevadel üsna spontaanselt tekkis haiglate ravivõimekus 650 patsiendile. 645 voodikohta oli tehtud kevadel. Ilma selleta, et oleks antud mingi korraldus Terviseameti poolt, haiglad ise hakkasid ennast valmistuma ette ja ootasid, lähtudes nendest graafikutest, neid haigeid haiglaravile. Ja muidugi kevadel kõik valmistusid selleks. Täna ma pean ütlema, et see olukord, ma jumal tänatud, välja arvatud parempoolne osa sellest on praktiliselt Eestisse jõudnud. Et me oleme peaaegu, ei ole veel, aga peaaegu jõudmas sinna, kuhu jõudis väga kiiresti eelmise aasta märtsis-aprillis Lombardia, kus toimus varjatud levik, puudus efektiivne testimine. Nad ei osanud isegi arvata, et haigus juba pääses riiki ja haiged hakkasid saabuma ja siis toimus ka intrahospitaalne nakatumine suures koguses. Nii et see oli ilmselt põhjus, miks nendel oli väga kõrge suremus ja väga laiaulatuslik levik. Ma loodan väga, et meie seda parempoolset pilti siin Eestis mitte mingil juhul ei näe.
ja praegused piirangud, mis on nüüd kehtestatud, kindlasti siin väga tugevat pannust annavad. Ja Saaremaal see, mis toimus eelmisel kevadel, oli noh, ütleme kriis selle kohaliku tervishoiusüsteemi jaoks kohe kindlasti, sest seal oli totaalselt kinni plaaniline ravi, seal oli ulatuslik haiglasisene levik ja hästi palju personali oli rivist väljas ja nad vajasid hästi palju välisabi selleks, et täita kõik need lüngad, augud personali osas. Nii et ja lisaks veel olid probleemid ka hapnikraviga. Ja teine probleem oli see, et siis said pihta need Saaremaa hooldekodud, kus kontingent oli ikkagi väga kõrges vanuses, niinimetatud meditsiinikeeles multimorbiidne, need patsiendid olid siis erinevate kaasuvate haigustega ja kahjuks mitte kõige parema prognoosiga. Nii et see oli ka üks põhjus, miks need haiged sageli jäidki sinna saarele, sinna haiglasse ja ei olnud kõik üle viidud mandrile. Ja ma pean ausalt tunnistama, et ka kriisikomisjon seal kohaliku omavalitsuse juures planeeris refrigeraatoreid ja nii edasi. Sellised ettevalmistused seal käisid. Nii et sinna kohale siis läkski Kaitseväe välihaigla, et toetada neid hapnikraviga ja vajadusel ventilatsiooniga. Oma rolli ta täitis ära. Täna, kui küsida, ka meie arutasime, näiteks meie haigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla kõrvale panna püsti välihaigla. Ma ütlen, et täna Tallinna kontekstis see surma tõenäosusega ei ole teema. Meil on olemas siin nii hapnikuravi võimekus pisavas koguses kui ka ruumid füüsiliselt, kus haigeid ravida. Meil on vaja personali ja siis täna tõesti välihaigla püstitamine kuhugi suure keskhaigla hoovi näiteks probleemi otseselt ei lahendaks. Võrreldes Saaremaaga, kus oli väike haigla ja puudulik hapnikravi võimekus. Plaan D oli meil eelmisel aastal maikuus valmis pandud koostöös firmaga Merko, siis Tallinna linnaga, regionaalhaiglaga ja Lindengaasiga. Ja need on siis kaks sellist spordihoonet, mis olid meil projekti järgi ümber profileeritud välihaiglateks. See kõik jäi meil praegu paberkandjale ja siis muidugi võtmesõna oli ja võtmeküsimus oli plaan D realiseerimiseks on investeeringud, sest jah, need pindalad, neid oli võimalik saada ilma rahata, aga kõik need vaheseinad, voodid, hapnikvarustus, täiendavad hemodünaamika ehk patsiendi monitoorid ja kõik muu, mis sellega peab kaasnema, kaasa arvatud arvutid ja arvutikohad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See kõik maksab raha ja tegelikult seda ladudes, Eesti ladudes ja katastroofiladudes mitte kusagil ei ole. See on projekt, mis on praegu paberkandjal. Ja siis me tegime seda valmis ja saatsime omal ajal juba 15. maiks, võib öelda üles ministeeriumi ettepanekuga selle investeeringuga edasi liikuda selleks, et me oleksime paremini valmis teiseks laineks. Aga oli omal ajal otsustatud, et tegelikult see teine laine ei tohiks olla Eestis nii hull, et me vajaksime reaalselt seda plaan D. Ja need asjad on meil praegu ka täna paberkandjal. Pean ütlema, et detsembrikuus uuesti tuletasime meelde, et ka selline plaan olemas ja äkki riik oleks huvitatud sellest projektist, aga kahjuks ei olnud jälle huvitatud. Nii et me igaks juhuks siin Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja koostöös Tallinna linnaga uuendasime kõik need hinnapakkumised. Aga muidugi, kui täna öelda mulle, et kuule, davai, realiseeri ära plaan D, siis praeguses olukorras ei oleks praktiliselt võimalik.
sest selle taga on riigihanked ja selle taga on töö koos riigihanketega umbes pooleks aastaks, et seda saada kõike. Nii et eriolukorra tingimustes seda võiks realiseerida võib-olla paari kuuga, aga kui eriolukord ei ole välja kuulutatud, siis see on probleem. Nii et ma pean ütlema, meie haigla näiteks praegu aktiivselt tegeleb sellega, et me tahame vähemalt 200 patsiendile tagada hapnikravi täiendavalt haiglavälistes tingimustes. Nüüd me siin tegeleme täiendavate soetustega, aga see on meie ja Tallinna linna initsiatiiv pigem. Kokkuvõtteks, et kui võrrelda Lombardiat, Rootsi, Eestit, see tabel mul oli tehtud, kokku pandud septembris ja siis minu sõnum oli see, et miks Eestil läks paremini kui Lombardial, oligi see võtmeküsimus, milles ma olin üsna veendunud, et võtmeküsimus on see number all viimane paremal pool nurgas, 29,3 inimest ühe ruutkilomeetri kohta, Lombardias 421 inimest ruutkilomeetri kohta. Ja ma imestan ausalt öeldes päris südamest ja siiralt ütlen, et ma imestan, et mismoodi me täna jõudsime sinna, kus me oleme. Et me peaaegu jõudsime Lombardiasse oma populatsiooni tihedusega 29 ja me täna juba peame võrdlema ennast Lombardiaga, kus see populatsiooni tihedus mitu korda kõrgem kui Eestis. Ja hoopis teine mentaalsus, inimesed suudlevad seal üht-teist tänaval, kui näevad ja siis see on minu jaoks täiesti absurd, et arvestades sellega, et meie juba teadsime, mis piiranguid on vaja kehtestada ja mis hetkel me oleme vaikselt ja sihipäraselt jõudnud sinna, kus on meil 2000 nakatanut päevas. Samas vaadates sellele tabelile, mis siin torkab silma, on intensiivravi võimekus Eestis tegelikult on suurem ja kõrgem kui Itaalias omal ajal olnud. Täna võib-olla on see juba muutunud. Siis statsionaarsete voodikohtade arv suhtarvuna on ka kõrgem kui isegi Rootsis ja Lombardias ja ventilaatorite arv, need on hingamisaparaadid, on rohkem kui 2 korda kõrgem olnud juba siis võrreldes Itaaliaga ja Rootsiga. Nii et ega meil ettevalmistus selles osas, algne ettevalmistus halb ei ole. Küsimus on ainult selles, et kas me peame kogu seda aparatuuri nüüd kasutusele võtma, kui oli võimalik seda vältida. Nii et minu jaoks on see võtmeküsimus. Ja vaadates kumulatiivseid graafikuid, siis ega väga suurt optimismi nad praegu ei too. Nii et maailm jookseb vaikselt üles, aina juurde tuleb neid juhtumeid. Ainuke graafik, mis läks alla poole, see on siis case fatality rate, on sisuliselt väga peetlik näitaja, sest tema väga palju sõltub, mida see case fatality rate tähendab. See näitab seda, kui suur on surnud inimeste osakaal nendest või nende hulgast, kellel on tehtud positiivne test. Ja miks alguses oli väga kõrge ja miks pärast on ta nii madal? Põhjus seisneb selles, et siin ei olnud testimisvõimekust mitte kellelgi. Et testid hakkasid tulema, testsüsteemid ei olnud veel isegi valmis, tootlikkus oli madal ja siis, kui testida oli võimalik rohkem, siis see number tuli alla ja täna tõesti see case fatality rate on circa 2% ja Eestis on ta veelgi madalam. 1,7, 1,6 ja ka väikse langustrendiga. Aga Euroopa Liidus on täna 22,5 miljonit juhtu juba ja 500 000 inimest on juba läinud meie maailmast tänaseks tänu Covidile. See on Euroopa Liidu andmed. Kui me võrdleme omavahel erinevad riigid, siis esimesel graafikul siin vasakul pool üleval, mis torkab silma, siin roheline on Leedu ja siis Itaalia on siin juba üsnagi tagasihoidliku
piikiga, mida me siin näeme, see on andmed miljoni kohta ja Eesti jõuab varsti sinna, kus oli Leedu ja me oleme juba kahjuks Suurbritanniast ees. Ja muidugi võrrelda need kaks lainet, esimene laine, kus kõik oli kinni ja praegune laine, kus alles nüüd läks kinni, siis ma ütlen, et me oleme hiljaks jäänud päris korralikult ja see piir, et okei, kui me lepime kokku suremusega, kõrge suremusega Eestis, mis tegelikult juba oli saavutatud selleks ajaks, eks siis algas ta kasvama novembri keskel, see suremus ja olime saavutanud üsna kõrget suremust siin jaanuari lõpus, siis selleks, et ära hoida seda tõusu veebruari alguses ja veebruari keskel oli vaja kehtestada rangemaid piiranguid. See on minu isiklik seisukoht. Ja siis ka suremust, mida me siin näeme, hetkel praegu me oleme veel jumal tänatud kaugel teistest. Leedus suremus miljoni elaniku kohta tegi siin väga suure küüru ja siis ka Suurbritannias, aga kui meie olukord ei lähe paremaks, ega me sinna vaikselt hakkame ka jõudma. Ja siin on nimelt excess mortality ehk siis liigsuremus. Liigsuremus siin Eesti on praegu seda ei ole veel väga kõrgeks saavutanud, aga 20% juures me siin oleme juba käinud veebruaris ja eks me vaatame, kuidas edasi olukord areneb. Nii et need on siis eilsed andmed ja täna on meil 677 inimest surnud Eestis haiglaravil, siin vahepeal olnud 647 ja kui me räägime täna nakkuskordajast, siis väike optimism mul on seoses nende piirangutega, mida kehtestati ja mina ei kiirustaks praegu veel midagi täiendavalt lukku panna. Kas piirid lukku panna või mitte, ma ütlen täna, et pigem mitte. Väljaspool Eestit siia tuuakse suhteliselt vähe viirust, et toimub sisemine levik ja mida ma näen siin praegu, et nakkuskordaja R hakkab natukene minema allapoole. Aga eks me oleme siin näinud juba erinevaid asju. Nii et aeg näitab, kuhu see läheb edasi. Ja nakkuskordaja erinevates maakondades on näha, et Harjumaal hakkab alla minema vaikselt. Ida-Viirumaal on ta enam-vähem stabiilsel tasandil, aga see, et nakkuskordaja läheb alla, ei tähenda, et meil uusi juhtumeid ei tule. Et neid tuleb, aga see on, ütleme, selle nakatumise intensiivsus. Et nakatamise intensiivsus võib aeglustuda, aga see ikkagi toimub ja levik toimub edasi. Ma kahjuks pean ütlema, et tänane number 1900 pluss suurema tõenäosusega keerab seda graafikut ülespoole jälle. Ja siin on siis 14 päeva nakatumus 1000 kohta 5 suuremas maakonnas, Harju esikohal ja sinna järgi tuleb Lääne-Viiru, kus on üks tõsine puhang Viru-Nigulas ja siis sinna tuleb Ida-Viiru ja sinna tuleb siis tervikuna Eesti. Ja võitleme praegu esikoha eest Euroopas, Euroliidus, et Tšehhi varsti hakkab maha jääma. Tänane number oli vist 1391, kui ma õigesti mäletan ja see tähendab seda, et me oleme praktiliselt esikohal, võit on käes. 1453 100 000 kohta on nüüd tänane number, et me siin oleme juba kõrgem kui see, aga see on nädala keskmine. Nii et meil on veel natukene siin potentsiaali. Ja tänane number siis 1957, mis tuli juurde. See tähendab seda, et kui siin tundus, et see graafik natukene aeglustub, siis tegelikult see on järsk hüppe ülespoole järjekordselt. Ja siis positiivsete testide osakaal, see eksponent jookseb ka ülespoole, nii et ta ei ole stabiilne, ta ikkagi jookseb ülespoole kogu aeg, et kasvab. Vaktsineerimine 5% ühe doosiga, 3,5% kahe doosiga meid ei kaitse täna
kaitseb ainult meedikuid ja kaitseb inimesi, kes elavad hooldekodudes mingil määral. Seda me juba tunneme. Hooldekodudes tuleb tunduvalt vähem patsienti meile ja samas haiglasse jõuab tunduvalt rohkem neid, kes on nooremad inimesed. Meil on patsiendid hingamisaparaatide all 31 kuni 55-60 ja ainult mida me näeme, et tõesti vähem neid, kes on päris noored. See nakatumiskõver, 14 päeva nakatumiskõver 7 päevaga siin vahepeal tegi tõusu 21%, aga oli väike aeglustamine. Samas vanemate inimeste nakatumine pluss 29% 7 päevaga ja see on kasvutrendiga olnud, see intensiivsus muutus suuremaks ja 1275 patsienti 65 pluss vanuses. See on 7-päevane keskmine. Ja tänased andmed on meil positiivseid 20 000 peaaegu ja siin on need trendid erinevate maakondade kaupa. Harjumaal on 1992 000 kohta, Lääne-Viirumaal 1919 ja Saaremaal 1925. Ja Saaremaal aktiivseid haigeid on 637, mis on rohkem kui siis, kui eelmisel aastal oli kokku 555. Siin on Saaremaal rohkem kui kogu selle puhangu käigus eelmisel kevadel Saaremaal olnud. Nii et selline lugu ja kusjuures Kuressaare haigla on jälle täis. Seal need COVID osakonnad on absoluutselt täis 100% täituvusega. Ja siin on meie igapäevane raport, mida me saame haiglaravi kohta. Me näeme, et haiglaravil on täna olnud 639 patsienti, nädalaga lisandus 15% neid, kes vajab haiglaravi. Intensiivravi osakondades lisandus 25% nädalaga. Mehaanilisel ventilatsioonil, juhitaval ventilatsioonil, kes vajab hingamisaparaadi, aga kes on narkoosis otseselt, pluss 68%. mis on päris märgatav number. Ja siis, kui me räägime nendest voodikohtadest, mis on täiendavalt juurde tehtud, siis voodifond on suurendatud pluss 24%. PõMS on Põhja meditsiinistaabi region. See on Põhja-Eesti, Harjumaa, see on Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa, Lääne-Viirumaa ja siin Raplamaa. Siin selles regioonis on pluss 24% voodikohti tehtud juurde ja kokku 19% juurde. Nii et meil Eestis täna tavapalateid 809, kaasa arvatud esimene teise astme intensiiv ja kolmanda astme intensiivi juurde veel 76 palatit. 76 voodikohta, vabandust. Siin on ka olnud tõus ja on vaja juurde neid, sest on vaja ventileerida haiged. Meie haiglas olukord täna hommikul oli selline, 93% voodihõivet COVID osakondades, 7 voodikohta oli vaba. Ja need on siis mitte profiilsed voodikohad, mis on näiteks gynekoloogia sünnitusabi COVID patsientide raviks ja siin on intensiivravi. Meie intensiivravi on täis 2 haiget sees, sellega kapatsiteet võib öelda on praktiliselt ammendatud, aga kõige suurem ventilatsioonikeskus Põhja-Eestis on regionaalhaigla, kus on 28 voodikohta COVID patsientidele, tänane voodihõive 75%. Ja üldiselt meie jaoks voodihõive 75% on indikatsiooniks selleks, et toimuks täiendav ravi võimekuse eskaleerumine. Ja meil tervikuna Põhja meditsiinistaabi regioonis voodihõive 79% tavavoodikohtade juures. Ja täna meie haiglas näiteks me tegime nüüd lisaks veel 24 voodikohta lahti selleks, et kõik patsiendid mahtuksid. Muidu meil 93% voodihõive tähendab seda, et see on pooleks päevaks ja osakond on täis, et rohkem haigeid kuhugi panna ei ole. Nii palju siis sellest olukorrast riigis seoses haigusega, epideemiaga, aga rääkides COVIDist üldse ja rääkides vaktsineerimisest edasi, ma ütlen seda, et need riskifaktorid, mis on siin nimetatud, et mida nagu peab kartma, CDC on seda avaldanud veebruari alguses, viimane uuendus ja siin on päris pikk nimekiri juba võrreldes sellega, mida me teadsime näiteks märtsis eelmisel aastal või aprillis.
siia lisandusid kõik haigused võib-olla sellised, mis kogemusega me juba teame, mis teevad olukorda halvemaks, kui inimene haigestub COVID-19. Ja need on siis pahaloomulised kasvajad ja KOK on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk siis krooniline kopsuhaigus ja puudulikkus, südamehaigused ja immuunsupressiivne seisund, juhul kui inimene saab immuunsüsteemi pärssivad ravi organ siirdamise järgselt või siis rasvumine, rasedus ja nii edasi, nii edasi. Ma ei hakka siin neid ükshaaval nimetama. Et kõik need asjad tegelikult mängivad rolli. Aga mida me näeme täna, et siin 2-3 päeva, nädalavahetusel see oli Rakvere helist. Ma ise olen siin praegu Põhja meditsiinistaabi regioonis COVID koordinaator, ehk siis ma olen siduv lüli, ütleme, nende haiglate jaoks ja kiirabide jaoks selleks, et koordineerida operatiivset tööd, saadame haiged ühest haiglast teise vajadusel ja suuname ringi patsiente selleks, et nad kõik mahuksid haiglatesse. Ja näiteks Rakverest pidime saatma Tartusse 2 patsienti, üks on 31 aastat vana Briti sõdur, absoluutselt terve, siiamaani ühtegi kaasuvat haigust ei ole, korralik hingamispuudulikkus. Teine 39 aastat vana meie Eesti kodanik, absoluutselt terve siiamaani, korralik hingamispuudulikkus, läksid mõlemad Tartusse. Nii et vot sellised haiged nüüd tulevad ja kõik see nimikiri, mida me siin näeme, jah, ta mängib rolli, aga kahjuks mida rohkem meil on haigestunuid, mida laiem epideemia Eestis, seda rohkem satub noori inimesi. Lihtsalt see on tõenäolisem, et haigestuvad ka noored ja lapsed. Nii et selline probleem, mis kaasneb, ma ei hakka seda pilti nüüd detailides seletama, see on puht meditsiiniline ja üsna keeruline, et mitte kõik arstid ei saa sellest aru isegi, kuidas see protsess areneb, aga see on niinimetatud tsütokiinide torm raske COVID-i korral. Sarnane protsess areneb näiteks raske septilise seisundi korral, ütleme veremürgistus rahva keeles, siis kui bakterid või muud viirused liiguvad organismis ja siin probleemiks on see, et meie enda immuunsüsteem hakkab ründama organismi ja tekib selline plahvatuslik reaktsioon nendele antigeenidele, viirustele, mis satuvad meie organismi ja tulemusena selline ülereageerimine toob kaasa seda, et inimesel areneb välja üleraske seisund, raske hingamispuudulikkus, tekivad igasugused väiksed trombid igale poole, tromboos areneb ka väikestes veresoontes, kaasa arvatud kopsude veresoontes, südame veresoontes, aju veresoontes ja nii edasi. Ja siis siin on toodud ka mõned ravimid, mida potentsiaalselt nagu võiks kasutada. Näiteks tocilizumab on üks ravim, mida omal ajal aasta tagasi arstid arvasid, et äkki saab kasutada. Selgus ei ole efektiivne selle sündroomi ärahoidmiseks, sest ta mõjutab ainult ühte asja, interleukiini 17. Aga mida avastati, et mida võib kasutada, on hormoonid, näiteks dexametasooni, mida me täna kasutame, glükokortikoidi, selleks, et mõjutada selle reaktsiooni aktiivsust ja aktiivsust maha pärssida. Et see dexametasoon näiteks hoiab ära seda kõige raskemat tormi, tsütokiinide tormi, aga kahjuks ta ei hoia ära 100% seda ja see asi ikka võib areneda edasi. Nii et kõik need organsüsteemid on haaratud selle tormi korral ja mitte ainult kopsupõletik tekib, aga tekivad erinevad organsüsteemide häired, puudulikkused ja sellele järgnebki üleraske seisund ja ka isegi surm. See ongi surma põhjus tavaliselt nendel patsientidel, kes surevad COVID-isse. Ja veel üks probleem, mis on nüüd kevadel, pidin selle kohta mitu korda intervjuud andma, mis on Kawasaki sündroom või Kawasaki taoline sündroom lastel. Ja siis juttu oli sellest, et see sündroom oli tuvastatud Prantsusmaal mitmetel lastel, siis
Ameerikas lastel ja need lapsed olid kui klassikaline Kawasaki sündroom, see on ka laste mitmesüsteemne selline autoimmuunne põletik, see oli tuvastatud, tavaliselt üldjuhul tuvastatakse lastel viiruse järgselt ja mingi muu infektsiooni järgselt vanuses 3–5 aastat vana, siis nüüd seda oli tuvastatud ka vanematel lastel ja tänaseks on juba 6 last Eestis on selle sündroomiga olnud. See on nüüd mitte klassikaline Kawasaki, aga Kawasaki taoline. Et see, et lapsed hakkasid tulema selle autoimmuunse sündroomiga, tähendab seda, et viirus on täiesti superlevinud, sest seda esineb 1 10 000 kohta. Ja kui on meil 6 last on juba siin olnud, siis on 60 000 last vähemalt seda põdenud. Nii et niimoodi, see on puht statistiliselt, et selline lugu ongi. Enamus nendest paranevad ilusti, aga see kestab, see haigus umbes 2–3 nädalat ja võivad esineda väga-väga erinevad sümptomid, nahakahjustus, liigeste kahjustus, veresoonte kahjustus ja nii edasi, nii edasi. Ma ei hakka siin väga süvitsi sellest rääkima. Nii et rääkides vaktsineerimisest, graafik eilse seisuga Our World in Data on siin näha, kus meie oleme, et me oleme ühes pundis Leeduga, Soomega, tegelikult terve Euroliit asub siin, kus meie oleme. Et meie Terviseametile, Haigekassale avaldatakse päris korralik surve, et Sotsiaalministeeriumile korralik surve, et kus vaktsiinid on, et mida te siin seisate, ei tee midagi. Ausalt öeldes, ega terve Euroliit oma klassikalise bürokraatiaga on sealsamas, kus ka Eesti asub. Nii et ma arvan, et probleem seisnebki selles väga aeglases ja ebaproportsionaalselt suures Euroliidus, kus on sellised klassikaliselt kokkulepped riikide vahel nagu džentelmeni reeglid ja nii edasi. Kui me vaatame järgmisele graafikule, siis on näha, et kes on üksinda võitleja. Mul on tunne, ja isegi kui ta on väike, siis ta võidab rohkem tunduvalt kui suured sellised elevandid, kes ütlevad ei, me siin vaikselt lepime kokku ja midagi soetame, et teeme kõik nii, nagu peab tegema. Need, kes olid elavamad ja näitasid rohkem aktiivsust omal ajal, nad juba peaaegu ära vaktsineeritud. Ja nagu Iisrael ja näiteks Araabia Emiraadid. Nii et siin on küsimus, et ma ütlen, et minu küsimus on pigem see, et kas riik annaks carte blanche'i ettevõtjatele ja ütleks, et kuulge, et siin on mingisugune rahaline pakett, aga leidke vaktsiini maailmaturul, tooge Eestisse, pidagi läbirääkimisi iseseisvalt ja tehke nii, et vähemalt paari nädala pärast on meil Eestis lisaks veel 500 000 vaktsiini. Tehke ära. Ma ei tea, ma ei ole veel kuulnud, et keegi riigi poolt oleks pöördunud. Võib-olla on, võib-olla ma lihtsalt ei tea, aga ma arvan, et siin on eraettevõtjate roll võib-olla olemas, võib-olla ei ole. Kõik sõltub sellest, milline on reaalne tootlikkus, vaktsiinide tootlikkus, ma tean, et on piiratud ja kas need kvootid on juba ära jagatud lõplikult või on veel võimalik sinna vahele pääseda. Ja vaktsiinides rääkides on siis SARS-CoV-2 patomehhanism on keeruline, aga põhimõtteliselt seda ka kasutatakse selleks, et vaktsiin töötaks. Kõik vaktsiinid kutsuvad esile antikehade tekid ja mängus on ogavalg, selle viiruse ogavalg ja sellest on ka palju räägitud ja ka kirjutatud, ma ei hakka võib-olla väga detailidesse siin laskuma, et need väiksed ogavalgud, mis needsamad sellised retseptorid, mis asuvad selle viiruse küljes ja mille abil viirus kinnitub meie rakkude külge.
Need on AC2 retseptorid, angiotensiin 2 retseptorit ja siis see ogavalk ise on ohutu, ega tema ei tekita meile mingit probleemi tervisele. Aga selle vastu võib tekkida korralik immuunreaktsioon. Et seda ka kasutatakse vaktsiinide tootmises. Nii et arenduses olevad vaktsiinid, need on üle 200 maailmas väga erinevad ja küsimus on ainult selles, miks meie nüüd 3 nendest kasutame, sellepärast et EMA, mis on siis Euroopa Ravimiamet, aktsepteeris tänaseks ainult 3 nendest, et see on üsna aeglane protsess nendel, see on ka oma bürokraatia ja muidugi see on ka mahukas protsess, et üle vaadata, kas see vaktsiin on piisavalt ohutu, piisavalt efektiivne, selleks võetakse faasi 1, 2 ja 3. faasi uuringu andmed, hinnatakse ja siis sellest tulenevalt tehakse otsus. Nii et kaasa arvatud seesama Sputnik näiteks on praegu seal hindamisel. Nii et ega nad ei hinda seda, mida Lancet kirjutab, aga hindavad seda, need andmed, mida just näiteks Venemaa peab nendele esitama ja kui need andmed ongi puudulikud, siis ei tule mingit positiivset vastust sealtpoolt. Nii et see on väga korralik protsess. Nii et on olemas erinevad vaktsiinid, nukleinhappe alusel, need on mRNA vaktsiinid, on olemas mõned teised. Ja kui rääkida mRNA vaktsiinidest, siis on Pfizer, Moderna, need peamised, mida me täna kasutame. Ma lähen järgmise slaidi juurde, siin Pfizeri kohta andmed, siis võib öelda, et siin on placebo grupp, see on siis vaktsineeritud inimeste grupp ja kumulatiivne haiguste esinemissagedus, kui palju neid case'e tuleb, kui inimene vaktsineeritud Pfizeriga või vaktsineeritud placeboga, siis efektiivsus tõesti 95% olnud Pfizeri puhul ja samas üks patsient, kes oli vaktsiini reaalselt saanud, sellest numbrist oli raskelt põdenud haigus, nii et vähemalt 1% ulatuses inimesed, kes on Pfizeriga vaktsineeritud, võivad haigestuda ja põdeda raskelt. Aga põhimõtteliselt haigestuda võib ka suuremas mahus, aga see protsent on väike, 5% nendest, kes Pfizeri saavad, võivad haigeks jääda. Ja Moderna puhul on sarnased andmed. Efektiivsus raske COVID-i vastu 100%, efektiivsus sümptomaatilise COVID-i vastu 93% ja üleüldine efektiivsus 26%, et 26% kaitseb selle eest, et inimene ei nakatuks põhimõtteliselt. Et ka circa 14% võib ikka nakatuda peale Modernat, aga raskelt mitte keegi ei põe, 0 raskeid olnud. Ja kui me räägime siis vektorvaktsiinidest, siia kuulub AstraZeneca, siia kuulub Johnson & Johnson, mis varsti ilmub suurema tõenäosusega, siis on Sputnik V või Sputnik 5 või kuidas me seda nimetame, siis on siin hiinakad ja nendel vaktsiinidel on efektiivsus raske COVID-i suhtes väga kõrge, 0. Vähemalt see on AstraZeneca kohta, mitte ühtegi haiget ei olnud, kes raskelt oleks seda põdenud, aga sümptomaatilise vastu efektiivsus on 67%, nii et 33% inimestest, kes on vaktsineeritud, võivad haigestuda, aga mitte keegi ei satu haiglasse ja see on võtmeküsimus selle vaktsiini puhul. Et selline on tulemus. Nüüd siis uued tüved ja vaktsiinid. Et mis puudutab Pfizerit ja Modernat, siis selle kohta suht kiiresti olid tehtud uuringud ja muidugi uuringud olid läbi viidud nende samade tootjate poolt ja siis Pfizerit uuris Cambridge University ja siin on andmed sellised, et nii Pfizer kui Moderna on efektiivsed uute tüvede vastu. Ja see annab meile lootust, et mis on väga hea. Aga Lõuna-Aafrika viirus, Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvi, mis nagu te siin näete paremal pool, seal Lõuna-Aafrikas
Nad said juba hakkama oma teise lainega väga ilusti ja seal kõik juba maas. Aga mõned need tüved ikkagi sattusid või patsiendid ja viirused sattusid Euroopasse ja isegi Eestini on jõudnud, siis siin väga täpsed andmed puuduvad, see on preprint olnud ja ta ei olnud veel siiamaani avalikustatud, aga me teame, et AstraZeneca ei toimi siis, kui inimene saab endale Lõuna-Aafrika Vabariigi tüved. Autoimmuunsed haigused, seda ka kardetakse, et kas tekib mõni autoimmuunne haigus peale vaktsineerimist, kas skleroosis multiplexi puhul võib näiteks vaktsineerida ennast ja nii edasi, nii edasi. Küsimusi on hunnik. Tänaste teadmiste kohaselt võib öelda, et mitte mingisugust autoimmuunset vastust vaktsiini ei tekita, vähemalt siiamaani on sellised andmed. Ma loodan, et ka tulevikus ei tule midagi vastupidist. Ja ka skleroosis multiplexi puhul näiteks seda võib multiplse skleroosi korral, seda võib ka kasutada. Suurbritanniast tuleb juurde andmeid, ka nüüd Eestis meil tekib kogemust nende vaktsiinidega ja AstraZeneca kohta on teada, et näiteks vanemad inimesed vanuses 65+, aga Suurbritannias süstiti AstraZenecaga vahet pidamata ja vaatamata vanusele kõik inimesed ja nad ei saanud suuremat kõrvaltoimete arvu osakaalu kui noorematel, isegi pigem vastupidi, et vanematel inimestel kõrvaltoimed olid tunduvalt vähem kui noortel inimestel peale AstraZeneca manustamist ja see kehtib tegelikult ka teiste vaktsiinide kohta, et mida noorem inimene, seda rohkem kõrvaltoimed, aktiivsem immuunne süsteem ja aktiivsem vastus. Ta on siis palavikus kodus 38-9, isegi mõnikord 1 või 1,5 päeva ja siis see läheb üle. Vanemad inimesed seda taluvad tunduvalt paremini. Nagu te teate, täna eilsest õhtust siis juba lõppude lõpuks oli lubatud ka vanemate inimeste vaktsineerimist AstraZenecaga, nii et ka meie juba näiteks siin meie haiglas avame vaktsineerimiskeskust Kaja kultuurikeskuses laupäeval ja me kutsume sinna kõik inimesi, kelle vanus on 65+ vaktsineerimisele, meil on 1000 vaktsiini jagamiseks. Nii et tulevikus ma loodan, et me saame sellega jätkata. Esialgu see on 2-päevane kampaania, mida korraldas Haigekassa. Sisuliselt meie viime seda ellu, nii teised haiglad ja registreerimine käib läbi üleriigilise digiregistratuuri. Nii et tere tulemast, kelle vanus on teist 65+, te võib-olla veel jõuate sinna registreeruda. Ma vaatasin, et laupäeva nimekiri meie haiglas oli 75% täis umbes pool tundi tagasi. Pühapäev on küll veel suht vaba. Ja siis veel selline haigus nagu näonärvi halvatus ka oli kirjeldatud näiteks Pfizeri puhul 0,02% esinemissagedus. Reaalselt viimased andmed ütlevad, et ega see haigus esineb ka muidu inimestel ja ei ole vahet esinemissagedusel, kas on vaktsineeritud või mitte, et sarnaselt esineb. Ja siis lisaks sellele ei ole siiamaani tõesti kinnitatud, et vähemalt üks surmajuhtum oleks otseselt seotud vaktsineerimisega. Siiamaani vähemalt ei tulnud seda Suurbritanniast ja need juhtumid, mis on nüüd Austrias registreeritud, need on siis uurimise all ja vähemalt esialgse andmete alusel nad otseselt ei olnud vaktsineerimisega seotud, aga eks me kuuleme-näeme. Ja see, mis puudutab päästjat 31 vana, siis kuna siin juba tema diagnoos oli avalikustatud, isegi nimi avalikustatud meedias insult, siis ei ole mõtet seda nagu varjata. Tromp, mis inimesel oli, kas ta oli tingitud vaktsineerimisest või mitte, või ta oli tingitud Covidist näiteks, sest ta ükskord vähemalt andis positiivse proovi enne seda, siis see on diskussiooni teema ja praegu Ravimiamet ootab lahinguandmeid selle kohta ja alles siis saab lõplikult midagi välja öelda.
Eks me ootame, vaatame, mida siis Ravimiamet ütleb selle kohta. Ja vastunäidustused ongi allergilised reaktsioonid, kusjuures mRNA vaktsiini puhul väga konkreetsele ainele, see on polüetülenglikoolile, et kui kellelgi on kunagi polüetülenglikoolile allergia olnud, et seda on vaja väga pingutada, et sellist allergiat endale saada. Ma ausalt öeldes ei kohanud mitte ühtegi inimest oma elus, kes ütleks küsimusele, et millele teil on allergia ja mul on allergia polüetülenglikoolile. Selge, et kust te seda saite, see on päris haruldane juhtum iseenesest. Nii et meie haiglas ka töötab spetsiaalne keskus selleks, et vaktsineerida neid, kellel on kõrge allergiarisk. Ja täna oli vaktsineeritud seal 90 aastat vana proua, mitte ühtegi allergilist reaktsiooni me siiamaani seal ei näinud. Nii et see on ülekindlustatud asi. Ja üldse raske allergia esimene sagedus on üliharv. Siiamaani on see niimoodi, et 1-2 juhtu 100 000 kohta registreeritud, nii et seda ei pea kartma. Ja siis viimased andmed Haigekassa poolt, kes kui palju vaktsineeritud, see kõige kõrgem tulp siin 26% vaktsineeritud 85+ inimesi. Ei lähe siin arvesse tervishoiusüsteemi inimesed ja õpetajad. Need on siis lihtsalt riskigrupid, et riskigruppides on selline olukord ja siin on veel palju, mida teha riskigruppidega. Nii et siis nädalavahetusel vaktsineeritakse sihipäraselt 65+ inimesi läbi üldregistratuuri. Aega võtsin rohkem kui vaja, väga vabandan. Ma mõtlesin, räägin pool tundi, aga näete, kuidas läks, et lobisesin. Aitäh. Arkadi, aitäh. Et üks küsimus on laekunud ja Anti loeb selle küsimuse ette, palun. Kas vajadusel võivad appi tulla ka Kaitseväe meedikud? Vaadake, Kaitseväe meedikutega lugu selline, et ka eelmisel aastal, kui Kaitseväe meedikud pidid koos välihaiglaga tulema Saaremaale, siis neid füüsiliselt oli seal kohapeal 20 inimest pluss natukene 24 vist. Aga ülejäänud meedikud olid tsiviilmeedikud, kes tulid nendele appi juba sinna selleks, et komplekteerida seda välihaiglat. Sisulisel vahekord oli 1/3 Kaitseväe inimesi, 2/3 tsiviilnikuid. Ja põhjus seisneb selles, et Kaitseväe meedikud on ka ise meedikud, kes töötavad haiglates, kiirabis ja ka mujal, et selliseid professionaale, kes ainult Kaitseväes ja ongi Kaitseväe meedik, Eestis ei eksisteeri. Kõik töötavad kusagil mujal ja see kusagil mujal tähendabki seda, et töötavad sealsamas, kus kriis juba ka käes, ehk siis tervishoiusüsteemis. See ongi probleem. Doktor Popov, suur tänu kogu selle jutu eest, aga palun lugege meile nüüd lõpetuseks sõnad peale. Mida me peaksime tegema igaüks meist tänases olukorras? No number 1, kuna te olete kõik ettevõtjad, siis minu suur palve, et kui vähegi võimalik lasta inimesed kodus istuda, teha kaugtööd, siis teeme seda, et kui teie ettevõttes teisiti ei saa töötada, kui on koha peal, siis praeguses olukorras võiks mõelda sellele, et kui inimesed väga tihedalt koos ja see on möödapääsmatu, siis ma isegi ei välista, et tavamaskist ei piisa ja võib mõelda ka respiraatorite peale FFP2 ja ilma klapita. Et see juba tõstab kaitset, aga see on muidugi siis, kui tõesti inimesed väga tihedalt koos ühes ruumis ja teisiti ei saa töötada. Aga see koolitus, kuidas kasutada neid isikukaitsevahendeid, et see, et me jagame neid, ei tähenda, et me oleme kaitstud, sest füüsiliselt see võib olla siin kusagil lõua all ja siis sellega asi piirdub, et visiirid kaitsevad mingil määral, aga halvemini kui maskid. Siin tuli küsimus, ma näen, et visiirid võivad olla abistavaks faktoriks, täiendav abinõud, aga ikkagi mask on eelkõige hingamisteede kaitseprotektsioon, mis kõige rohkem aitab. Ja siis lisaks sellele, et kui teil on olemas juba konkreetselt infektsioonikontrolliga tegelevad isikud, siis on hea. Kui veel ei ole asutustes, ettevõtetes, siis võib mõelda, kuidas neid saada endale.
või siis vähemalt võtta ühendust näiteks ka Terviseametiga, konsulteerida, et kas sellised asjad, inimesed nagu infektsioonikontrolli volinikud võivad vajadusel teid külastada ja nõustada, mis võib-olla on ka üks võimalik variant, kuidas parandada olukorda. Ja siis, kui teil on raha ja kui teil on soovi, siis te võite tulla appi riigile, ma arvan, ja pakkuda abi täiendavate vaktsiinide hankimisega. Jällegi, nagu ütlen, ma ei tea, kas selleks on võimalust või ei ole. Ja ka näiteks vaktsineerimiskeskuste loomisel, et kui mõni asutus vajab abi selleks, et vaktsineerimiskeskus oleks loodud ja puuduvad vastavad ruumid, siis võib ka selle peale mõelda, kas saab siis appi tulla. Nii et alati katastroofi olukorras peab otsima, et kuidas abi pakkuda, et iga abi ei ole alati isegi vajalik mõnikord. Nii, suur tänu. Me võtame ja tegime salvestuse sellest kohtumisest ja umbes pool päevakene läheb, kuni me riputame ta üles ja vajaduse korral saab üle vaadata, põnevaid kohti üle lugeda, mida meile doktor Popov rääkis. Suur tänu. Elame veel. Suur tänu teile. Püsige terved.